Abilinnapea Sixten Sild, linnavalitsuses on läbi saanud just arhitektuurikonkurss Punamütsikese lasteaia uuendamiseks. Et millised siis on tulemused? Jah, kui nüüd täpne olla, siis oli see ideekavandi konkurss ja otsisime siis lahendust Punamütsikese lasteaiale, kuna me olime juba otsustanud ära, et siin selle lasteaia puhul me vajame uut hoonet, siin ei saa me läbi sellise lahendusega, nagu oli Sõlekese juures, kus me otsustasime rekonstrueerida olemasoleva lasteaia ja siin selle hoone puhul meile vajalikku lahendus selle vanahoone baasil ei saa ja enne kui me tahtsime seda projekteerima hakata, tahtsime siis kõigepealt leida sellise põhimõttelise lahenduse ja seepärast siis ka ideekonkurss. Konkursil osales 6 arhitektuuribürood ja kõigi 3 tööd kvalifitseerusid ja siis nii lasteaiatöötajad kui ka spetsialistid linnavalitsusest ja väljaspool linnavalitsusest on kutsutud neid arutama neid eskiislahendusi ja valisime siis täna otsustasime lõplikult ja kinnitasime selle võitja. Mis siin siis juhtuma hakkab? See taga olev maja lükatakse maa ligi. Jah, lõpptulemus on küll selline, et seda maja ei saa olema, saab olema uus ja ilusam ja suurem maja. Aga sinna jõudmiseks on veel vaja enne mitu etappi läbida. Kõigepealt on vaja reaalne projekteerimine läbi viia ja siis edasi juba ehitushange ja lõpuks ehitamine. Milline on see ajaplaan? Ajaplaan on selline, et 2016. aastal saab olema projekteeritud ja siis edasi ehitushanke väljakuulutamine, millele siis järgneb juba paratamatult ka ehitamine. See sõltub nüüd ära sellest, kuidas eelarve võimaldab seda. Aga parimal juhul läheb ta ehitusse 2017. On selleks plaanis kasutada ka mingisuguseid abiprogramme või on see puhtalt linna enda raha? Abiprogrammide kasutamise soov ja vajadus on silmnähtav. Probleem on siis et selliseks otstarbeks ei ole praegu abiprogramme, ei ole ka näha, et neid avataks. Siin võib tekkida osalise rahastamise võimalus läbi energiasäästuprogrammide, kuna uus lasteaed saab olema oluliselt energiasäästlikum kui käesolev ja sellist osalist tuge võib sinna saada. Ja me näeme linnavalitsuse poolt sellise objektina, kus tõesti kõik volikogu osapooled, kõik erakonnad ja valimisliidud, kes on esindatud, võiksid ja peaksid seljad kokku lööma, sest see on, ma ütleksin lausa enne püha eesmärk linnale lasteaiad korda teha. Sest on praegu meie selliseks arengupiduriks saanud. Koolid on meil korras, lasteaed on meil tõesti kõik veel nõukogude ajast. Nii et siin tuleb lihtsalt seljad kokku lüüa, otsida abi nii palju kui võimalik ja ülejäänu ikkagi, mida ei ole mujalt võimalik saada, see tuleb teha linna eelarvest laenurahadega. Millal siis lindilõikamine peaks toimuma? No, nagu ma siin selgitasin, on väga raske ennustada isegi selle ehitamise algusaega. Ma võiksin siis teha selle hästi väga roosilise prognoosi, mis see võiks siis olla 2007. aasta lõpp, aga realistlik on 2018. aasta. Mis siis teeb uue lasteaia paremaks praegusest? Uues lasteaias saab esiteks olema märksa rohkem ruumi. Energeetiliselt on see lahendatud ligi 0 energiahoonena, nagu seadus siis 2 aasta pärast nõudma hakkab. Ja uue lasteaia asend ja asukoht ilmselt muutuvad veidi võrreldes praeguse lasteaiaga. See ei ole ka veel lõplikult paigas. Ideekavandis on hoone nihutatud rohkem siia Kreutzwaldi kooli poole ja selles osas me kindlasti veel projekteerimise juures arutame, kus see õige koht tal oleks ja kust oleks õige talle teha siis see pea sissekäik. Ja loomulikult kõik need päikesepaneelide paigutused ja päikese hoonesse sisse paistmine, need teemad tuleb võtta arvesse selle lõpliku asukoha kindlaksmääramisel.